the law of use, et kasutuse seadus, et kas kõik see, mis meil on, et kas me kasutame seda optimaalselt, kui ei, et siis anna ära, et siis sul tulevad uued ressursid ja pane see ressurss liikuma nagu mõnusalt enda elus. Et võib-olla tõesti eriti nagu mina veel nõukaaja laps, et on natuke siuke harjumus ka võib-olla asjadest nagu rohkem kinni hoida, kui vaja, eks. Et mida sa tea, kuna jälle saab, et järsku seda ei ole enam saadaval, et järsku kuidas siis, et mitte päris niimoodi, eks, et lihtsalt asjadesse ka nagu rohkem sellist nagu voolavust, et uraan, sõnnis, uraan, sellised muutused, kiired sellised asjad, energiat arenevad, et siis see sõnni selline maine valdkond, mis me muidu oleme harjunud võib-olla nagu tasa ja targu, konservatiivselt, et nagu vaadata üle, lihtsustada ja just panna see energia niimoodi taas elama. Tere tulemast Aarete seiklused podcasti jätku episoodile meie imelise saatekülalisega sellel korral. Ja nagu ikka, Aarete seiklused podcast on alati väga põnev, palju nippe, palju põnevaid lugusid maailma erinevatest osadest. Nii et vaata ja nagu ikka, alati laigi, jaga, pane meile kommentaare ja ela meie siis podcasti loomisele kaasa. Kõike paremat ja head nautimist. Mahalo! Ja nüüd sa tegid ka natuke sellise sügavama sukelduse ja eeltöö, et 2022 on selline uus põnev number. Kui ma lihtsalt vaatan numeroloogiliselt, ma teen siin seda uue aja numeroloogiat, siis selle kohaselt ta ütleb, et kõik kokkuliites on siis tuleb on ju 6, mis on siis siuke jumaliku naiselikkuse aasta ja kuna seal on see 0 ka, see on ka siis siuke naiselikkuse energia, see ongi nagu siuke tühi ruum, et kus leidagi seda tühi ruumi enda elus, mis saaks siis hakata voolama ja asjad saaksid sealt voolama hakata. Ja hästi selline just ka, et ütleme sisemise naiselikkuse teemad, kõik ütleme emotsioonid, kõik siuksed asjad puhastuvad, võivad tulla pinnale ja palju siukest, ütleme, ka mis iganes muid asju on siis selle naine on ju tegelikult väga paljuski nagu kese väga paljudele asjadele, et mis on vaja siis puhastada, siis ta võib sealt hakata nagu lööma neid asju ka nagu siis ümber korraldama. Et siuke väike nagu uue numeroloogia, väike siuke suts ka, aga mida siis need planeedid ja tähed räägivad meile järgmisest aastast? Ja astroloogiliselt ka ja see energiat nagu ühtlustavad sinu numeroloogilise nagu sellise intuitsiooniga ja prognoosiga, et ka just peaks olemagi laias laastus selline natuke niukse sujuvama, pehmema, loovama, sellise vee nagu voolava energiaga aasta rohkem, eriti see aasta esimene pool, et see on just see, seal on siis külluse planeet Jupiter. Jupiter teeb siis 12 aasta tsükleid ja enam-vähem nagu aasta ühes märgis, aga tegelikult reaalselt, eks ju, vahepeal on planetaarsed retrokraadid, et just kui meie perspektiivist maa pealt tundub, et see planeet järsku käib tagurpidi, et siis ta pendeldab natuke ühes märgis, teises märgis, et teeb selliseid huvitavaid üleminekuid. Et aasta algab, Jupiter läheb siis kaladesse ja Jupiter on siis kalade märgis väga omas kodus, sest vana aja astroloogia, siis Kreeka, Rooma ja seal vanadel aastatel, siis Jupiter oligi kalade nagu valitseja. Et Jupiter on siis selline külluse avardumise, eriti nagu teadvuse avardumise, vaimse avarduse, nagu õppimine, kõik see silmapiiri avardumine ja siis ookean kalad, kus tal siis muidugi meeldib olla, et kõik nii avar. Et siis Jupiter on väga oma kodus seal ja siis üks selline väga imeline, väga positiivne seis on siis kevadel. Täpne on siis 12 aprill, aga see energeetiliselt annab juba tunda juba palju nädalaid varem ja samas ka hiljem. Et siis Jupiter ja Neptuun. Neptuun on siis praeguse aja siukse modernse astroloogia siis kalade valitseja. Neptuun muidugi siis merejumal, eks ju, merekuningas. Siis nad mõlemad saavad kokku kalade märgis nagu täpselt meie perspektiivist maa pealt jällegi vaadatuna samas taevakraadis, nad siis niimoodi joonduvad, see energia joondub. Ja see on siis siuke võimas teadvuse avardumine kalade märgis, et just intuitsioon ja kõik selline ka ühtsuse tunnetus. Et see aasta on olnud väga selline, see 2021, mis nüüd hakkab lõppema, eks, et see on siuke suhteliselt terava energiaga aasta olnud. Et palju siukseid konflikte, palju siukseid vaidlusi igal tasandil,
no eriti muidugi nagu valitsuse ja majanduse tasandil niimoodi, aga kindlasti ka see isikliku ellu on see nagu peegeldunud. Et siis Jupiter kalades on selline nagu siuke, et nagu kuule, et come on, et me oleme kõik tegelikult nagu siin planeedil Maa, et me oleme ikkagi nagu, et see ühtsusteadvus just, et see, meil võib olla eri arvamused, võib olla erinevad ideed, erinevad plaanid, risti vastupidised, aga tegelikult me oleme kõik ikkagi osa sellest suurest teadvuse ookeanist, osa sellest meditatiivsest ühtsusest, jumalikud kogemused, et see on siuke hästi võimas seis ja see võimendabki just sellist voolamist, loovust, naiselikkust, sellist nagu ühtsustunnet ja kalad on ka zodiaagi kõige viimane märk, et siis ongi, et see selline lahustumine, et see on ka siuke äraandmine, lahustumine, et kui mingid asjad on olnud siis nagu ebameeldivad või liiga teravad või mingid plaanid on luhtunud või ei ole nagu välja tulnud, et siis on see kalade energia on selline nagu jumalik lahustumine, et ta nagu lahustad ära need protsessid, et aitab siis nagu lased siuksesse algenergia ookeani tagasi, et see on siuke ka just väga hea ka just kõik niimoodi andestamine, kõik emotsionaalsed sellised valud, probleemid, sõlmed, mingid puntrad kuskil, et need aitab ka nagu lahustada ja sellist nagu kõrgemat armastust, sellist ühtsust nagu, et ma olen igal juhul väga põnevil sellega ja tegelikult me saime natukene seda energiat nagu kerge jõnksu seda kogeda, et kui nüüd vaadata tagasi 2021 suve algus, niimoodi siis mai-juuni, et kuidas oli siis energia seal, kuidas te tunnetasite seda suve algust. Ma ei tea, vähemalt siin New Yorgis oli küll selline tohutu optimismi laine käes üle. Kõik arvasid, et nüüd on koroona läbi, et kõik on korras, siis inimesed olid kõik väljas, sellised, ma ise olin siin ka ühele vahval sellisel retriidil rannaretriit, joogaretriit, kus nagu üle pika aja inimesed said reaalselt kokku, sealt said tantsida, kallistada, teha igast asju ja rannas seal pidu panna ja kõik siuke optimism, eriti just noored inimesed, et nagu tänavad olid tõesti noori täis, et siuke imeline energia oli. Et see oli siuke väike siuke nagu eelroog, aga nüüd 2022 esimene pool on tõesti see, nagu see rohkem see põhiroog, et siis saame seda nagu sügavamal tasandil kogeda, seda kalade lainet, et siis jah, et selleks, et selle kalade lainet surfata, siis ongi, et valmistuda ennast ette ka sellega, et näha seda suurt pilti, tunnetada seda suurt pilti, mis ei tähenda siis seda, et sa oma isiklikud seisukohad peaks kõik nagu niimoodi suva, eks ju. Ei, see isiklikuna, inimesed on ikka, oleme indiviidid, meil on oma arvamused, aga tunnetada ka seda, just seda suurt pilti sealt taga, et me oleme võib-olla merel, laineid, palju väikseid laineid, võib-olla tormiline, säbruline, aga tegelikult need lained on kõik mere osa, et me oleme kõik selle suure liikumise osa ja siis endas ka nagu arendada võimalikult siukseid nagu neid ülivõimeid välja, et see on tõesti siuksed aha-momendid, siuksed avardumised, unenäod võivad olla super viljakad ja põnevad ja värvilised ja sellised inspireerivad ja võtta endale nagu mõnusalt aega, eriti just selle aprillikuus, et teadlikult võtta nagu oma selline ajakava nagu natuke pehmemaks, et mitte nagu liiga üle nagu täis toppida mingid tegevusi, jätta sellist mõnusat just sellist kulgemise aega, et see kalade teema ongi see ookeanil kulgemine, ookeani hoovused, et anda sellist nagu mõnusat kulgemist, rahulikku aega, looduses olla kuskil nagu just ka eriti veekogude ääres ja ka vantra, kristalli vantra oleks super sellesse perioodi teha. Aga just, et lubada endal nagu täiega kogeda seda energeetilist sellist portaali ja need Jupiteri Neptuuni seisud, need siis korduvad 13 aasta tagant, et eelmine oli siis veevalaja märgis, oli 2009. Et siis ka huvitav mõelda tagasi ka maailmapildis, et 2009 oli siis selle suure finantskriisi selline, hakkas vaikselt nagu sealt välja tulema, aga ikkagi üsna selline see kriisi aasta. 2008 oli see kõige see hullem see kriisi madalpunkt. 2009 hakkas nagu paremaks minema, aga siis seal oli Jupiter, Neptun siis kokku veevalajas ja see avab ka sellised uued nagu trendid, uued sellised nagu ühiskonnatrendid. Veevalaja väga muidugi interneti ajastu, et siis nagu täiega nagu hakkasid nagu need interneti teemad nagu käima, et praegu me võtame nagu nii nagu muidugi, aga 2009, mul isegi 2012, kui Kristaliga kohtusime, ei olnud nagu normaalset Facebooki asja. 2009 rääkimata, siis oli võib-olla email oli suur saavutuseks ja siis, et sellega et tehnoloogia areng on nagu tohutu olnud, et just selle viimase 13 aasta, et siis ongi et selline nagu trend, mis on siis nagu trendikas, mis areneb, mis võimendub, mis avardub ja nüüd siis on siis jah see kalade trend
ja see on siis jah, et tuleb selline järgmise tasandi, selline teadvuse avardumine, just selline globaalse teadvuse, ühtsusteadvuse nagu südame avanemine, et selline tõesti nagu imeline võimalus. Aga muidugi, et ei ole nagu selliste astroloogia trendidega, ei ole ka nii, et kohe plaksti, et mingi asi nagu toimub taevas ja järsku me oleme kõik valgustunud, järsku me oleme kõik tohutud budad, eks. Päris nii lihtne ega ei ole, eks, et see ikkagi nõuab ka ise just sellist sisemist valmidust, sisemist vastuvõttu ja just sellist nagu kulgemist, nagu sellist vabadust ja siis sellist andestamist ja näha seda suuremat pilti, et olla ka nii, et ei ole nagu nii, et need inimesed, kes teisiti arvavad, need on nagu tohutult pahad minu vaenlased või mingid sellised rahvavaenlased või mis iganes, et just see nõuab sellist sisemist tööd, avardumist, et seda vastu võtta, seda imelist lainet. Aga jah, kunstis ja muusikas ja loomingus ja ka kõik, et meie inimesed kui kunstnikud, et tegelikult võib-olla palju inimesi ei mõtle endast, et kunstnik, mis kunstnik mina olen, mina ei oska joonistada, eks ju. Et aga tegelikult me kujundame oma elu kui kunsti, et see ongi nagu see hästi nagu loov ellu suhtumine. Ja oma elu kui kunst, et oma selline lõuend, et mida ma sinna peal siis maalin ja selline hästi selline nagu meditatiivne, loov, sellise kõrgema teadvuse tasandil loomine. Et siis jah, selline unistamine, hästi ilusat unistamise aeg, et siis aprillis tõesti nagu võtke endale mõnuga aega unistada ja ärge nagu muretsege, kui need unistused on nagu mõtleme, et issand jumal, see ei ole küll realistlik. Et praktilised eestlased nagu oleme, et mõtleme, et kuidas, et see unistus, et ongi nagu see purjetamine ka, et üle ookeani sõita, et oi, sinna läheb vaja miljonit ja niukust paati ja niukust asja. Et et unistame nagu täiesti lapsikult siiralt, nagu niimoodi suurelt ja nagu värviliselt. Et see ongi hästi ilus laine. Ja siis läheb tulisemaks, siis läheb niimoodi kuum suvi, ma siin kirjutasin oma märkmetesse, et võib-olla tõesti tuleb taas selline nagu reaalselt ka kuum suvi, nagu Eestis oli, et selline põnev, täitsa troopiline. Aga igal juhul mai keskel siis 11. mai Jupiter liigub edasi jäära. Ja jääb siis sinna kuni oktoobri lõpuni, 27. oktoober. Et siis ongi, et see külluse, Jupiter ongi siis külluse ja avardumise teema, et see siis läheb siis jääramärki, jäär on siis tulemärk, ta on siis kevade esimene märk, et kui kalad on siis see talve viimane märk, kus siis kõik sulab, kõik lahustub sinna ühtsusesse, et me saame sellist loovat inspiratsiooni ja voolamist, et siis kevad, tulemärk, jäär, et siis on nüüd okei, me oleme oma inspiratsioonilaekad täitnud, ideed on olemas sellest kalade imelisest lainest seal kevadel, et siis on aeg tegutsema hakata, et siis see jäära Jupiter on selline särtsakas vahva tegutsemislaine ja ka selline uue minapildi loomine, et just ongi, et kui praegu paljud inimesed tahavad, võib-olla nad aru saanud, et see, mida nad praegult teevad või oma elu, kuidas on kujundanud, et see praegult ei tööta enam hästi, et ongi tore, et lasta sellel kalade lainel ennast siis nagu täiesti mõnusalt nagu hõljuda, lahti lasta, lahustada, et siis mai keskelt siis alates on siis selline särtsakas jäära teema, et siis on hakata nagu uut looma, oma enese sikest nagu minu see kevadine nagu need väiksed taimed, kes tulevad sealt lumekoorikust välja, pressivad ennast, et jess, et minu pisikene taim, et hakkab arenema, midagi hakkab kasvama, et siis need esimesed sellised sammud, esimesed konkreetsed sammud teha julgelt ja katsetada, olla siis nagu see kevadine masikas, et see nagu mängida, katsetada ja reaalselt nagu teha asju. Et siis on selline tegutsemise teema seal maikuust oktoobrini. Ja huvitav ka, et looduse tsüklites läheb just see kokku ka just selle kasvutsüklina, et kevadel just asjad hakkavad kasvama, suvel arenevad, et siis sügisel niimoodi. Ja siis sügisel siis läheb Jupiter veel kaladesse tagasi, et me saame veel seda kalade energiat kogeda, et siis kui on väga tihedalt tegutsetud seal suvel ja sügise alguses natuke ära väsitud, et siis on nagu aasta lõpus ka sellist hingetõmmet, et just jällegi see kalade laine tuleb tagasi, et Jupiter siis ka veel kalades seal aasta lõpus, siis november, detsember veel. Et see on selline rahulikum aeg, jälle selline unistamise, nagu see meditatiivsuse, selline mõnusa olemise aeg. Et see on siis nagu see Jupiteri teema. Aga siin on paljusid põnevaid teemad. Üks asi muidugi ka nagu loodusjõududega ka, et Jupiter, ta võimendab protsesse. Et see kalade Jupiteri laine muidugi imeilus, loovus, teadvus, kõik see, aga võib ka olla nagu vee teemasid, üleujutusi.
et siis kevadel just olla nagu siis vaadata oma süsteemid üle enne seda kevadet, et see 2022 kevad tõesti võib-olla reaalselt võib olla nagu veega probleeme, et vesi võib olla lihtsalt liiga võimendunud see veeelement, et siis kui on mingid sulad või mingid jõed kuskil tõusud mõõnad või kevadtormid, et siis võib olla ka nagu üleujutuste oht, et see kalade energia lihtsalt nii tugev. Et siis see on siis jah, on see Jupiteri trajektoor, aga natuke muidugi jätkuvad ka nagu sellest 2021 nagu see teravus, mis mul nüüd selle aasta jooksul on olnud, et päris nagu sellest lahti ei saa täiega, et see kalade laine seda nüüd täiega nüüd ära ei lahusta, et see taustal need protsessid ikkagi, et see uute energiate, uute struktuuride loomine ja siis vanade lagundamine, et see ikkagi nagu toimib seal ikkagi, et see 2021 hästi terav aspekt oligi selline nurgeline kvadraataspekt, Saturn, siis süsteemid, struktuurid, siuke nagu vanakooli siuke hierarhiline ka nagu suhtumine ja siis uraan siis praegult sõnnis, et siis uus energia, siuksed sähvatused, välgatused, mida on siis vaja uut tuua ja uraan sõnnis, et see on siis ikka pikem trend, et see algas juba 2018 ja siis kestab kuskil 2025 ja siis see uraan sõnnis mängib siukest olulist rolli, seal ikkagi nagu teeb siukest nurgelist aspekti. Aga samas see kalade Jupiter ja kõik see, et see on jällegi vesi, veeelement, sõnd, maaelement, et sealt tekivad uraaniga ka siuksed toetavad positiivsed seisud, et siis need uuendused saavad siukse mõnusa lisa siukse energiasüsti juurde, et siis jah, natuke sellist pusimist ja jätkamist selle 2021 teemaga, aga ikkagi samas ikkagi palju siuksem sujuvam, palju sõbralikum üldiselt siuke vibe on seal 2022 aastal. Ja väga imeline ilmateade, et väga lootustandev ja ma usun, et kui neid siis nippe kõrva taha panna, siis see kindlasti aitab tõsta selle aasta kvaliteeti ja mulle väga meeldis see sama, mis minagi mainisin, et just see tühi ruum, see null, mis on siis ka numbris on ju, et ongi, et võtta seda aega endale ja tõesti sa isegi vist ütlesid nii, et lubada endale seda ja sageli ongi me oleme nii pisid, meil on kalendrid ka nii täis, et ei olegi seda lihtsalt sellist, nagu me rääkisime siin sinuga personaalselt ka, et mölutamise aega, nagu Fred Jüssi ütleb, on ju, et lihtsalt lubadagi siis endal ka seda mölutamist kohe hea südametunnistusega teha sellel järgmisel aastal. Just ja eriti veel kevadel, et seal aprillikuus, et siis on see mölutamine tõesti nagu eriti siuke mõnus ja taastav ja viljakas ja just vaimse tervise jaoks ka, et ongi, et inimesed võib-olla mõtlevad rohkem nagu materiaalselt, kuidas mul on finantsid, kuidas mul on füüsiline tervis, aga just see vaimne tervis, vaimne tasakaal, et see on nagu tõuseb väga siukseks teemaks, just see kalade teema, et just sisemaailmale oma vaimse tervisele tähelepanu pöörata ja siukest mõnusat olemise, mölutamise ja lasta ennast täiesti nagu laadida sellel tohutul kosmilisel nagu energial, inimesed kasutavad erinevad sõnasid, ilusaid sõnasid, kas siis Jumal või universumi teadvus või suur vaim. Erinevatel kultuuridel on erinevad ütlused, aga just, et see teatud, see ollus, see teadvus, see armastus, mis on tegelikult, mis läbib kogu maad ja kogu universumit, et siis see on hästi kättesaadav meile just seal selle kalade ajal, just eriti aprillis. Et see on siuke hästi põnev. Ja teine siuke muutus on ka, et kuuvarjutused, päiksevarjutused, et need on alati siuksed ka nagu pöördepunktid inimeste elus. Ja see on muidugi, seda saab täpsemalt vaadata muidugi isikliku kaardi järgi, et kus need varjutused, kus valdkonnas, kas see täpselt puudutab midagi. Näiteks mina olen väga põnevil, sest mu enda sünnipäev on 30. aprill ja 30. aprillil, mul on sõnn, et seal on üks siis nagu päikesevarjutus, mis siis tähendab, et see on nagu hästi täpne noor kuu, et siis on suuremat sorti uus algus sõnni valdkonnas just. Ja sõnni valdkond, nagu rääkisime, et uraan, et praegult on see sõnni teema, et meil on vaja nagu uuendada oma maiseid väärtusi, kuidas me suhtleme nagu oma ressurssidesse, oma talentidesse, kas me kasutame neid ja suuremal pildist ka, kuidas me kasutame, kuidas me väärtustame enda aega, oma keha, oma sellist maist olemust, et me tõesti nagu reaalselt siin füüsiliselt olemas oleme, et kuidas me toitume, näiteks ka Kristel, see Wildfiti teema, et kõik see, et kas me tõesti väärtustame oma keha ja seda füüsilist. Ja maa suuremas pildis, maa ressursid, loodusressursid, et kuidas me siis käitume loodusressurssidega. Ja see on siuke pikem teema, et loodus on hakanud märku andma, just need kliimamuutused ja asjad on nagu tulnud nagu rohkem. See on nagu reaalne, et me näeme nüüd, et see ei ole mingi täiesti suvaline häma, et see on ikkagi reaalselt on asjad läinud nagu ebastabiilsemaks ja kus see tekib see uus normaalsus, uus stabiilsus.
ja inimkond nagu siis peabki nüüd siis nagu ennast kuidagi natuke ümber kadreerima hakkama just loodusressurssidega ja isiklikus elus ka just, et oma materiaalsed ressursid ja soovitus on seal ka just ka lihtsustada võimalikult oma materiaalset elu ka, et mitte nagu liiga nagu mingit lisakohustusi võtta tohutult, sest iga asi tegelikult ongi, et iga asi, kas või näiteks praegult ka ma tunnetan, et see purjekas, imearmas, imetoredad seiklused on olnud, aga nüüd viimasel paaril aastal ka, võib-olla see koroona piirangute tõttu ka, aga ma pole nagu eriti kasutanud teda ja tundub, et kasvõi kui nagu sentimentaalselt mõtlen, et natuke kurb, aga on aeg see asi lasta nagu lahti tema sellisesse ellu uude seiklusesse, et teha nagu ka südametunnistusega täiesti võimalikult palju korda, et ma isegi nagu ostan talle uue purje veel enne mahamüümist, et ta oleks ikkagi hästi korras, hästi ilusa, toreda uue elu saaks endale. Ja siis samamoodi vaadata kõik oma materiaalsed asjad ja materiaalsed kohustused üle, et mis on praegu parasjagu vajalik, aga mis on siis see, mis on võib-olla mingi oma perioodi, oma energia asja ära elanud. Et mis saaks võib-olla keegi teine saaks seda palju paremini kasutada, palju nagu, et see energia läheks täiesti uuesti käima. Et ma mäletan, kunagi lugesin ka sellist nagu täiesti nagu vahvat vanakooli raamatut kuskil 1910 või 12 nüüd oli kirjutatud üks Ameerika kirjanik Florence Scofield, midagi sellist. Tema, ta on ka üks sellised nagu sellise vaimse sellise eneseabi žanri nagu sellised algatajaid, tõesti tol nagu 100 aastat tagasi, rohkem kui 100 aastat tagasi kirjutas sellised väiksed lühikesi raamatuid, aga mul on ühest tema raamatust meelde jäänud just see, et the law of use, et kasutuse seadus, et kas kõik see, mis meil on, et kas me kasutame seda optimaalselt, kui ei, et siis anna ära, et siis sul tulevad uued ressursid ja pane see ressurss liikuma nagu mõnusalt enda elus. Et võib-olla tõesti eriti nagu mina veel nõukaaja laps, et on natuke selline harjumus ka võib-olla asjadest nagu rohkem kinni hoida, kui vaja, eks. Et mida sa tea, kuna jälle saab, et järsku seda ei ole enam saadaval, et järsku et kuidas siis, et ei, et mitte päris niimoodi, eks, et lihtsalt asjadesse ka nagu rohkem sellist nagu voolavust, et uraan, sellised muutused, kiired asjad, energiat arenevad, et siis see sõnni selline maine valdkond, mis me muidu oleme harjunud võib-olla nagu tasa ja targu, konservatiivselt, et nagu vaadata üle, lihtsustada ja just panna see energia niimoodi taas elama selles maises valdkonnas, et kellel võib-olla vedeleb mõni, tihtipeale ka inimesel näiteks lapsed on suureks kasvanud, et siis mingid laste asjad on kuskile vedelama jäänud või nagu praktiliselt lihtsad asjad, et tänapäeval muidugi on väga tore, et internetis on palju võimalusi, kuidas saab need asjad väga lihtsalt niimoodi uue ringile panna, et see on ka üks teemasid. Et see varjutuste telg just nihkuki, et sellel aastal on olnud varjutuste telg siis Hambur kaksikud, et see on siis see telg, kus toimub siis suuremad muutused. See 2021 oli siis see Hambur kaksikud telg ja see oligi hästi ideed, mõtted, et hästi selline tihe ideede vahetus, ka paljud sellised ideede lahingud, et see oli siis jah, just, et Hamburi pool oli siis lõunasõlm, seal pidime siis lahti laskma vanadest ideedest, vanadest ideoloogiatest ja kaksikute pool see, kus oli siis see kasvusuund, et just olla uudishimulik, olla siuke ärgas ja olla, nagu öeldakse, budistid ütlevad ka, et siuke algaja mõistus, heas mõttes algaja mõistus, et olla siuke uudishimulik ja värske ja avatud. Et see oli siis nüüd see lõppeva aasta teema, et mida me siis juurde õppisime seal selle kaksikute varjutuste ajal. Aga nüüd siis jah, ongi siis sõnn ja skorpion telg ja sõnni suunas on just see põhjasõlm ehk siis see arengunool. Et just sõnni teemad, maiste ressursside nagu haldamine ja ka just füüsiline keha ja ka sõnni teemad, sõnn on nagu Veenus juhib sõnni, et ilu ja looduse ilu ja enese, et lihtsad asjad, mis võivad elu kuidagi ilusamaks ja mõnusamaks teha, et see on niisugune valdkond, mis on meil kõigil kuidagi kättesaadav, et alati on midagi võimalust nagu oma kodus midagi natuke ilusamaks teha ja just neid vanad asjad lahti lasta, et siis tekib ruumi, vaatad, et oi, võib-olla on siin ruum, et me saame siis sinna mingi uue ilusa võib-olla maali seina panna või mingi vahva mööbli jäseme või hoopis see tühi ruum on võib-olla nii ilus, et ei raatsigi sinna midagi panna. Et selline lihtsustamine ja selline maise maaelemendi nagu uuendamine, et see on siis ka suur teema. No väga põhjalik ülevaade, no siin ei saa küll midagi metsa minna, et kui selle ilmateate ette võtad, siis peaks küll täiesti flying colors aasta tulema. Nii et väga super.
Nüüd ma vaikselt hakkan otsi kokku tõmbama ja mul on paar küsimust. Üks küsimus, mis tuli, kui me hakkasime täna rääkima, mõtlesin, et vau, et see oleks lahe küsimus küsida sinu käest, et kui astroloog ka. Mis on sinu lemmikplaneet? Et nüüd sa oled uurinud neid planeete seestpoolt, väljapoolt. Ma ise tegin ka aastaid tagasi ühe oma õpetajaga planeetide kursuse läbi ja sain natuke nendega nagu tuttavamaks, aga mis on sinu lemmikplaneet ja miks? Lähim selline lemmikkaaslane on Kuu, kuna ta on lihtsalt nii imeline ja teda on siis nagu kogu aeg siin näha ja tema mõjusid niimoodi tõusud, mõõnad, surfamine, et ma olen siin Kuuga nagu selles mõttes igapäevases suhtes. Aga kaugematest tegeletest nagu energiatena meeldivad mulle tohutult Jupiter ja Uraan. Jupiter muidugi on siis see külluse planeet, millest me siis täna siin palju rääkisime Jupiterist. Jah, ma teengi sellise väikse kingituse, et Jupiteri sellise külluse spikri ja PDF-i inimestele. Et siis Jupiter ja Uraan, mis on just kiirete muutuste planeet, et see paneb nagu arengut kiiremini käima ja toob selliseid välgatusi, selliseid teadusvälgatusi. Uraan ongi nagu siis meie mõistuse taseme kõrgem väljund, et see kõrgem mõistus, kõrgem täiplikkus, ta toob selliseid aha-momente. Ja sõnnid, need, kes on sõnnid, siis meil on meil on siin mõlemal, et sõnnid, et meil on see Uraani teema just hästi aktuaalne, et mul oligi siis 2020, oli selline nagu öeldakse kord elus seis, kus siis Uraan läks täpselt üle selle kraadi, kus siis minu sünnikaardi päike oli. Et see oli selline totaalne restart, selline oma minapildi just nagu, et kõik nagu kuidagi wow, et avardumine, plahvatamine, vabanemine ja siis tollal oligi see 2020 suur projekt oli selline hästi põhjalik see transformatiivse coachingu kursus ja muidugi coachingut, nagu sa isegi tead, et kui sa õpid läbi enda kogemuse, et sa saadki ise transformeeritud täiega, ise saadki nagu avastada kõike seda, mida sa siis lõpuks pärast saad loodetavasti teistele kuidagi edasi anda. Et see on siis Uraan, aga kõigil, kes on siis sõnnid, kõigil, kes on teised maamärgid, näiteks ka siis Uraan teeb selline sootsa nagu toetava seisu, et miskit pidi see Uraan siis mõjutab meid kõiki praegult siin sõnni valdkonnas, aga sõnnidel läheb põnevaks, et muidu sõnnid võib olla natuke nagu tasa ja targu, aga nüüd see Uraan just ka raputab meid läbi ja annab selline nagu, et just et seda sõnni energiat on praegult vaja selleks, et elu maal nagu harmooniliselt edasi liiguks ja et sõnnid on äratus meile, et siis Uraan. Ja aitavad nagu maandada ja hoida asju nagu joonel, ma usun. Ja siis ma näen ise ka, et kui on näiteks, kui sul on grupp inimesi, pole vahet, kas sa teed coachingut siis online või live ja kui coach ise ei ole maandatud, pole vahet, kas ta on sõnn või ei ole sõnn, aga lihtsalt just, et see maandusenergia on nii oluline, sest ongi, et siin võib-olla ongi ka see paralleel, et kui meie juhid, kes on juhid, oskaks samamoodi siis seda maandust hoida enda siis energias, siis kõik, kellega neil kokkupuude tuleb, siis need muidugi ju saavad ka osa sellest. Aga kui juhtidel seda maandust pole, siis ongi kõik selline hullkaos, on ju. Ja just, ongi see nagu hästi põnev nagu vaadata neid inimesi, kes satuvad nagu juhtpositsioonidele, et see ongi nagu ka lootus võib-olla ka järgmisel aastal ka selle kalade lainega, et võib-olla tõesti see inspireerib ka just natuke sellised teistmoodi inimesi võib-olla, kes on nagu vaimsete ringkondades või niisugused nagu sügavamad, loovamad inimesed, et need ka võib-olla julgeksid astuda nagu miskit pidi esiliinile, et keegi võib-olla kõrgpoliitikasse ei taha päris nagu tungida, et see on selline päris raske ja oppeline tee, aga kuidagi nagu just nagu tuua nagu sellesse avalikku ruumi oma sõnumeid, oma nagu jagada seda, et olla selles mõttes nagu öeldakse arvamusliider, et siis et siis see muudab ka sellist ühisvälja nagu harmoniseerib ja muudab ka maandab ja teeb nagu siis ka see kalade energiat teeb sellisest nagu kaastundlikumaks, avaramaks, heatahtlikumaks ja mõistvamaks, et siis see, et kõik, kellel on midagi head öelda, et siis öelgu seda, eks. Et head ei tasu kunagi endal hoida, et võiks ikka jagada, et see paljuneb. Just. Ja nüüd lõpetuseks mul on alati selline küsimus, et nüüd lihtsalt lähme nagu ajas edasi, et kujutame ette, et nüüd tuleb see hetk, kus on siis Katrinil võimalus liikuda edasi teistesse dimensioonidesse ja tõesti saada siis kosmosega üheks teispoolsusesse. Mis on see legend või pärand, mida sina soovid endast järele jätta, et kui tulevad
järgnevad põlved võib-olla isegi satuvad selle podcasti peale, mõtlevad, oi, oli ikka ilus, lahe inimene see Katrin on ju. Et mis on see pärand, mis on see legend, mis sa endast sooviksid järele jätta? Vau, üliäge küsimus, on ülisügav, ülipõnev küsimus. Võib-olla siis tõesti jah, see, et selline nagu elusurfaja legend, et on võimalik ja täiesti nagu elada niimoodi, et surfata kõiki neid Ameerika mägesid elus rõõmuga ja võimalustega, et just, et sellist nagu elurõõmu ja elusurfamise naudingut, ja sellist nagu julgust nagu proovida uusi asju, julgust täiega nagu algajad lainetel peksa saada aeg-ajalt, nagu mul see surfi kogemus oli, aga et tõesti nagu sellist nagu elada nagu täie kogemusega. Ja mida iganes see siis inimesele endale tähendaks. Et see ei tähenda tegelikult seda, et väliselt peaks tohutult palju asja kogu aeg tegema, aga just seda, et olla nagu hästi kohal, olla hästi nagu elus, olla nagu tõesti nagu kohal ja nautida seda kogemust. Et tõesti ma nagu viimasel mõtlesin ka, et miks ma siia võib-olla sõnina sündisin, et hing kui selline nagu tuli, eks, miks ta siis valis sellise, võib-olla tõesti ka kosmiline hing, et miks ta valis siis sellise nagu maise sõnnikehastuse. Ja siis mul tuligi kuidagi selline taipamine, et ahah, et selleks ongi, et kogeda kõike seda kehas olemise nagu põnevust, ka häid maitseid, just tuult, vett, sooja, külma, kõiki neid kogemusi, et see kehas olemine on tegelikult hästi põnev, imeline kogemus. Kui ongi, et kosmilised hinged tulevad siia maa peale kehastuvad, et siis nagu teistes dimensioonides võib tulla muud võimalused, seal me saame võib-olla lennata ja kõik on nagu teistmoodi lahe. Aga siin ongi see, et me saame asju katsuda, et me saame neid maitsta, me saame nagu reaalselt niimoodi nagu naha peal kogeda, et siin gravitatsioon on olemas ja kõik selline, et see on nii põnev. Et just nautida seda täiesti seda imelist võimalust, mis on siis meile antud, et keha ja selline füüsiline kogemus siin maa peal. Just, et nautida ka seda siis tõesti kõike, mis elu pakub, et just ka need mõõnad ja tõusud siis kehaga läbi kogeda. Ja isegi kui need tunduvad ebamugavad ikkagi tõelise surfajana, et vaata surfajad ongi, mis ma olen ka nagu tähele pannud, surfajad ja purjetajad on sellised hästi optimistlikud ja inspireerivad inimesed ikkagi nagu läbi selle, et nad loevad nagu siis elemente ja loodust, nad tegelikult loevad ka inimesi. Ja läbi selle nad oskavad ka elus siis paremini ja kergemini läbi surfata ja purjetada, nii ütelda. Ja siin ka võib-olla selline lõppkokkuvõte, et tuua need asjad kõik kokku, ongi see, et mida igaüks meist saab teha, et õppida ennast kui loodust tundma ja samas seda loodust, mis meie ümber on, siis samamoodi tundma õppida, et need kaks loodust siis nagu kokku viia ja selles müsteeriumis, mis siis elu on nende tõusude mõõnade vahel, täie rauaga siis nautida, nagu sa ütlesid, et laineid peatada ei saa, et tuleb õppida surfama. Just, et ja see ongi, et ma väga tänulik, et sa selle looduse teema just ka siin lõpetuseks taas sisse tõid, et just ongi see oleks ka siis minu selline sõnum, et tõesti nagu nautida seda looduse imet ja koostööd ja kõik ongi, et seda enda sellist nagu loomalikku olemust ka, et me oleme osa loomusest, loodusest. Ja mul tuli üks vahva väike kogemuslugu nüüd meelde, et just ka sellega, et kuidas nõnda nimetatud negatiivne kogemus võib olla tegelikult ülitore, ülipositiivne. Et see oli igapäevane kogemus nagu väsimus. Kõik kindlasti oleme kogenud, võib-olla päris tihti kogenud seda. Ja mul oli kunagi vahva kogemus, et ma tulin just lennukilt ja siis oli ajavahe kõik see ja siis maandusin New Yorki ja et hästi tõesti nagu peaga väsimus. Aga siis oli meil budistliku meditatsioonigrupi koosviibimine. Mõtlesin, kas minna või mitte. Reaalselt loomulik oleks mitte minna, aga kuidagi tahtsin minna. Ja siis läksin sinna, siis istusin seal ja mediteerid seal, istud seal rahulikult vaikselt ja ma lasin sellel väsimusel siis täiega nagu tulla ja täiega olla ja täiesti nagu olla selles väsimuses sees ja see oli nii mõnus. See oli nii pehme, nii siuke imeline kogemus. Et see oli tõesti nagu vau, et väsimus oli nagu siuke soe vatitekke, nii mõnus ja olla täiel teadusel nagu mediteerida, olla selles olekus lihtsalt. Et see ei pea, et kui ma oleks nagu olnud vihane, et miks ma nii väsinud, oli nii tobe, miks ma pagana lennuk, et siis ei oleks üldse see olnud, aga võib-olla see keskkond ka, et just see meditatsioonigrupp, see võib-olla, ma ei mäleta täpselt, võib-olla meditatsiooniõpetaja ütles ka lihtsalt võib-olla, et olgu, mis on parasjagu hetke kogemus, lihtsalt ole selles, lihtsalt hinga, lihtsalt ole, lihtsalt koge seda.
ja siis osutus nagu üllatavalt nauditavaks kogemuseks lihtsalt täiesti väsimust kogeda. Ja just see väga oluline element, et ära võitle kellegi vastu, et olegi see merineitsi, et kui tahad, lase lihtsalt ennast sirgu, ole meritäht vees ja siis vaata, võib-olla tuleb mingi hoovus, lükkab sind natuke lükkama ja voolama, siis tegelikult sinna, kus sinu jumalik juhatus just parajasti näeb, kõige parem koht ja aeg on. Just ja et siuke mõnus voolamine ja seda me saame siis kosmoselained täiega toetavad siis 2021 esimene pool, et kõik saame kogeda sellist 2022 ja nagu matemaatika, et me saame kogeda seda mõnusat just nagu olemist, seda lihtsa olemise rõõmu just selle kalade teema siin Jupiter, Neptuun kalades, et siis ilusat imelist kulgemist kõigile siin selles põnevas algavas aastas ja just sellist surfamist, lõõgastumist, loodusega koostööd, loomist, et olgu teil kõigil siis väga-väga vahva tore aasta. Ja lõpetuseks ka veel, sa mõtlesid veel siin lisaks siis sellele, kuidas sa ütlesid, külluse spikrile, mis me paneme eraldi väikse lehe kokku, kus siis Katrin jagab seda ja saate siis selle PDF-i sealt alla laadida. Aga sul on ka midagi põnevat siin aasta alguses tulemas, et mis sa veel kingitusele, sa paned ka sellise boonuse veel kirsi sinna peale. Ja, et ongi siis, mul on aasta alguses siin plaanis teha selline kosmoserännak, siis just selline kogemuslik, just selle šamaani poole pealt trummirännak, šamaaniline astroloogia rännak, grupi selline energeetiline harmoniseerimine ka kogemus. Ja siis pluss siis veel, et see pakett olekki see, et saaksite osaleda sellel grupi sellisel kursusel, aasta astroloogia kursus pluss siis teadusrännak trummiga, et saate sellise mõnusa kogemusliku harmoniseeringu selle aasta nagu lainetega. Pluss siis veel isiklik tunniajaline konsultatsioon ka, et siis vaatame väga täpselt isiklikult ära, kuidas siis mis teie kaardis täpselt aktiveerub ja selle siis teeme niimoodi läbi Zoomi, et saadan teile ka siis lindistuse, et selle saate siis lindistuse endale ja et siis on siuke hea aasta isiklik spikker ka olemas. Et siis saame kogeda just nagu siuke seda ühtsust vibe ja sellist ühtsust kogemust, grupi energeetikat ja siis ka väga siukest täpselt isiklikku lähenemist. Et eelmine aasta tegin seda, see oli väga-väga võimas, väga tore, inimesed said super laengu, et siis nagu mõtlen, teen siis jätkuvalt, teen siis see aasta ka. Paneme sinna siis sellele lehele, paneme kõik lisainfo, et saate siis täpsemalt sealt vaadata neid detaile, et kui jõuame lähemale sinna, siis on sul ka selgem pilt, et siis saavad üle vaadata. Ja, et siis on täpne kuupäev ja info on siis kõik olemas, seal lingid ja kõik, et kuidas registreerida ja kõik see. Just, väga hea. Ja suur aitäh sulle, armas Katrin, merineitsi seiklusõde, nagu sa mul oled ja tõesti iga kord on alati väga-väga põnev sinuga koos vestelda, maailma ookeaneid surfata või seilata ja mitte kunagi ei hakka igav, nii et kui kellelgi on ka, et tõesti elu on natukene igavaks jäänud või seisma jäänud, siis võtke Katriniga ühendust, et see saab päris kenasti heas mõttes raputatud. Suur aitäh ja samad sõnad sulle, et sa oled ka selline täielik tulesäde ja selline inspiratsiooniagent, salaagent, inspiratsioon, kes siin elu kõigil põnevamaks teeb ja ma just vaatangi, mul tuli praegu selline sähvatus ka, et kuidas sa nagu just see podcast kasvõi ja et sa nii imeliselt oled olnud, paned oma Merkuuri anded tööle, et sa rääkisidki, et juba väiksena, et sul meeldis uurida, sul meeldis kirjutada, kõik see ja su sünnikaardis ma nagu mäletan ka, et Merkuur oli väga olulisel kohal seal tõusumärgi juures, et sa oled siis nagu see Merkuuri saadik, et oled selline Merkuuri energia on siiski nagu sõnumitooja ja just nii, et sa oledki selline särtsakas sõnumitooja nüüd, et oma selle ande nagu üliägedalt tööle pannud siin. Ja suur aitäh sulle ja ma ise tunnen ka, et ma hullult kaifin tervet seda protsessi, et ette valmistada, uurida natuke, et kellega on tegu, mis on eriti meeldivad mulle just, et kui ma saan tuua kellegi tuttava oma siis ringkonnast, et ma saan nagu toetada nende teekonda, jagada, et vaadake, milline aare minu selles ringkonnas siin on ju, nagu sinugi puhul. Ja samas just, et tõesti vahendamine, et see Merkuuri energia, et tõesti iga kord, kui ma
podcasti lindistan, siis ma olen täiesti nagu lendan, olen hai nagu nädal aega selle peale. Nii et selles mõttes ja suur aitäh sulle, et sa seda märkasid ja siin veel ära tõid, et just oma talentide töösse panemine, et see on hästi-hästi oluline ja ma loodan, et meie tänane episood sai paljudele anda inspiratsiooni, et kust alustada. Super ja suur-suur tänu ja lennukat toredat aastat sullegi, väga külluslikku ja põnevat avardavat aastat. Ja samad sõnad sulle ja kõigile Aarete seiklused podcasti fännidele. Aitäh, kui sa olid täna siin olemas. Sinu ülesandeks lihtsalt nautida seda ja kindlasti, et seda head kraami oleks patt ainult endal hoida, kindlasti jaga seda, pane meile like, pane kommentaare ja laseme sellel heal infol nii liikuma, et siis ka rohkem inimesi saaks imeliselt alustada seda uut aastat ja uue lehekülje pöörata, et oleks põnevaid seikluseid, põnevaid ja võib-olla põlevaid muinasjutte, mis siis tuua siia reaalsusesse. Suur aitäh kõigile, imelist toimetamist kuni järgmise korrani. Mahalo!